Täna me oleme jõudnud põnevasse kohta. Me oleme saanud läbi ühest osast Danieli raamatust ja ma just kuulsin, et noored, kui nad olid Venemaal, siis nendel oli ka teemaks Danieli raamat ja nemad jõudsid ka just siia samasse kohta vist välja. Et miski pärast see on siis selline murdepunkt vist, kus jõutakse välja ja enam edasi ei jõuta. Aga meie oleme kangemad, me lähme edasi, me ei jää seisma. Ja tee oma piibel rahti Danieli raamat 7. peatükist ja nagu alati me loeme terve selle peatüki läbi. Ja see on huvitav, et see peatükk, sellest peatükist alates ei lähe sündmused edasi enam kronoloogilises või ajalises järjekorras. Et sa pead nüüd hoolega jälgima, millal see on kirjutatud. Et kuni siiani me lugesime kõik need kuningad, kes seal tulid impeeriumid, eks ole, lugesime sellest, kuidas üks impeerium langes, tõusis teine, eks ole, et Paabel sai läbi, tuli Pärsia Meedia ja siis kõik need kuningad olid ajalises järjestuses. Aga nüüd, kui me hakkame 7. peatüki lugema, siis esimeses salmis on nii. Pärsia kuninga Belsassari esimesel aastal nägi Daniel voodis olles und ja nägemusi peas. Ja siis ta kirjutas üles unenäo, tegi sisu kokkuvõtte. Et väga huvitav, et nüüd nagu hüppab Daniel tagasi oma jutustuses. Ta ei räägi enam nagu järjest. Ja see on huvitav, et ta ütleb, et ta nägi selle nägemuse kuningas Belsassari esimesel aastal. Nüüd me peame nüüd ka, kui me oleme nüüd rääkinud nendest sündmustest, eks ole, siin kõikidest, me peame nagu nüüd kerima tagasi, et kes see Belsassar oli ja mis siis tema ajal juhtus. Nüüd me teame, et see kuningas Belsassar ei olnudki õieti selles mõttes kuningas, vaid tema oli selle päris kuninga poeg, keda siis see päris kuningas pani valitsema Paabeli linna ja tema oli ise niisugune rahumeelne mees, tema ei taht sõdida, teda ei huvitanud enam mingisugune madistamine ega verevalamine, tema lihtsalt tahtis oma mingisuguseid jumalaid teenida ja kadus kuskile sinna, arvatakse Saudi Araabiasse ja läks, et seal rahulikult elada mõnusat elu. Paabeli impeerium oli laienenud ja nad olid jõudnud sellesse kohta, kus nad enam ei viitsinud nii-öelda edasi minna, nad tahtsid nagu elada rahulikult elupäevade lõpuni, ütleksime nii. Ja see tegelikult nagu iseenesest võib-olla mõnes mõttes maksiski kätte neile, sest et tollel ajal oli ikkagi selline seadus nende kuningriikide impeeriumite vahel, et kui sina ei söö teist ära, siis süüakse sind ära. Ja see juhtuski. Me lugesime siis eelmise või õieti üle-eelmise peatükist, me lugesime, kuidas see kiri seinal, mäletate see lugu, jah? Kui see Belsassar pidas oma suurnikiga seda pidu seal ja eks ole, siis ilmusid need käed seal seina peale, meil on see pilt ka olemas siin, ja kirjutasid need 4 sõna ja me sellest rääkisime, eks ole, ja see oli siis selle kuningriigi, nagu ütleme, Paabeli kuningriigi lõpp. Siis tõusid üles 2 nagu suurt võimu, eks ole, Pärsia ja Meedia, ja sellest me vist ka põgusalt rääkisime, et Pärsia Meedia olid sellised kuningriigid, mille riismed on tänapäeval alles ka olemas, eks ole, Pärsia, see on nagu Iraani võim täna, need Pärsia hõimud, eks ole, Ahmadinejad, eks ole, ja me näeme seda, et Pärsia on ikkagi samasugune oma iseloomult, Iisraeli vastane, Jumala vastane, eks ole, äärmuslik, selline ekstreemne, ultraterroristlik maa, eks ole, ja Meedia on selline hõim, keda nagu ajalooliselt siis loetakse, et sellest hõimust, vähemalt osa sellest, eks ole, ütleme ajalooliselt üldse väga raske nagu võtta üks ühele, et vaat need pärslased on iraaklased, et see tegelikult päris nii ei ole. Et kui me loeme seda ajaloo käiku, kuidas see riikide tekke toimus, et seal toimus ikka pudenemist ja lagunemist ja liikumist üsna palju alati. Aga ütleme, et üks selline nagu järjepidevus on see, et Meedia nagu järeltulejad on kurdid. Et te teate tänapäeval see Iraagi rahva keskel ja Türgis, kus need elavad need kurdid seal, neil ei olegi tänapäeval oma riiki ega mitte midagi, eks ole, nad on lihtsalt üks rahvus ja õim. Iseenesest neid on väga palju tegelikult, nad ei ole mitte mingisugused eestlased, on ju. 1 miljon siin ja oma riik, oma keel, oma kultuur ja ülikool ka takkotsa, oi. Et kas te teate, tänapäeval on olemas riike, kus on 70 miljonit, kellel ei ole oma riiki, on rahvuseid, rahvusgruppe. Et kui teate, 70 miljonit on olemas sellised rahvusgruppe, kellel ei ole oma riiki, oma keelt, oma valitsust, oma
ma ei tea, rahaühikust rääkimata, kes on teiste all kuskil segunenud. Nii et see, et meie oleme täna siin, meil on 1 miljon inimest ja meil on oma riik, meil on oma kultuur, et see, sõbrad, on nii suur ime, me ei mõista seda õieti tänapäeval. Me oleme sellega liiga ära harjunud. Aga igal juhul, kui me loeme nüüd selline ajalooline taust ja siin me näeme seda, et edaspidi nüüd see raamatu iseloom muutub, Taanieli raamatu iseloom muutub. Enne kui me lugesime sellised lugusid, mis tõid esile Jumala suurust ja võimsust ja seda, kuidas Jumal päästis ja seda, kuidas Jumal tegi imesid ja kuidas Jumal kõneles, kuidas ta seletas üle loomulikult unenägusid ja näitas sama unenägu Taanielile, mida ta kuningale oli näidanud, mida ta ei olnud kellegile rääkinud ja kuidas ta päästis tulisest ahjust mehed ja need vägevad lood, eks ole, Jumala vägevusest. Nüüd selle raamatu iseloom muutub. Ja Taaniel hakkab rääkima, kui raamatu lõpuni, me võiksime öelda, et nüüd see muutub nagu prohvetlikuks raamatuks. Ja ülejäänud peatükid sellest ongi nagu selline prohvetlus. Ja kui me loeme siin, eks ole, et Jumal näitas siis Taanielile Beltsassari 1. aastal, ehk siis kui me keerame aega tagasi nagu väga laias laastus, see kõik toimus umbes kuskil 2400-2500 aastat tagasi sinna, umbes nii. Siis see, mida me täna hakkame uurima siin ja see, mida me juba tegelikult oleme ka uurinud, sest piibel kordab ennast väga palju. Ja miks kordab piibel ennast palju, on just see, et nagu ütleb Hebra kirjas, et teha kindlaks ühte asja, siis selle jaoks on vaja 2 või 3 tunnistajat. Ja seda sama nagu järjepidevust ka Jumal oma sõnas jätkab. Et selle jaoks, et ühte asja nagu öelda meile, et vaat see on nii, sõbrad, siis Jumal nagu kordab seda asja üle. Ta räägib seda sama asja üle nagu erinevate piltidega, tähendustega ja erinevalt, eks ole. Ja siin me näeme ka, et see, mis me täna tegelikult loeme, on juba tuttav lugu meile siin ühest teisest peatükist, siin samast raamatust. Ja meie oleme õndsad, sest meie käes on täna terve piibel. Me ei ole ainult need, kellel on mingi tükikene, eks ole. Nagu Hiob ütles, et ma olen kuuldusi kuulnud Jumalast. Eks ole, et me oleme täna õndsad, me ei ole kuulnud kuuldus Jumalast. Meie käes on tema sõna, meie käes on täna ajalugu, meie käes on asjad, mille põhjal me võime näha ja otsustada. Jumal on tõesti olemas ja ta on tõesti suur. Ja ta tõesti räägib asju. Meie käes on täna ilmutusraamat, mis iseenesest ka tagasi vaatavalt räägib täpselt samadest asjadest. Kui Jumal näitas sama nägemusi samadest asjadest Nebukadnetsarile, nüüd siin me loeme Taanielist, eks ole, kelle ta näitas need asju, siis me loeme, ta näitas Johannesele Patmose saarel täpselt samu asju, eks ole, et jälle Jumal kõneleb nendest samadest asjadest 2 või 3 korda, vahest isegi 4 korda, et meie rumalad sellest aru saaksime. Okei. Nii, loeme edasi, salm 2. Taaniel hakkas rääkima, ütles, ma nägin oma nägemuses öösel ja vaata 4 taevatuult panid voogamas suure mere. Ja 4 suurt metsalist tõusis merest üksteisest erinevat. Need Jumal kõneleb meile asjadest sageli sümbolitena. Ja need sümbolid ka sageli me peame mõistma nagu seda ka ajaloo kaudu. Me peame seda mõistma läbi selle kultuuriprisma. Nüüd, siin on väga huvitav, mis ta ütleb, pani voogama suure mere. Nüüd, kui sa mõtled nagu Taanieli seisukohalt, ainus meri, mida Taaniel kunagi elus võis olla näinud, oli Vahemeri. Rohkem meresid tema ei saanud kunagi olla näinud. Sellepärast, et seal ei ole rohkem meresid lihtsalt, seal kandis. Noh, jah, võib-olla, okei. Ma ei usu, et ta seal kuskil mujal mere äärde pääses. Aga ta räägib ühest merest, mille nimi on Vahemeri. Nüüd, sõbrad, see on oluline. See on oluline, sellepärast, et kõik need, kellest me nüüd rääkima hakkama, need on kõik seotud selle Vahemerega. Nüüd teiselt meri alati piiblis, kui sa kohtad seda nagu sümboolses tähenduses, siis meri tähendab pagana rahvaid. Ehk siis mitte juudi rahvaid. Meri on alati sümboolne pagana rahvaste kohta või pagana rahvaste kohta täpsemini öeldes tegelikult. Läbi piibli sa näed seda sümbolit. Meri, kui räägib meri, ilmutuse raamatus räägib jälle, et merest tõusis üks metsaline, eks ole. Ka ilmutuse raamatus räägib väga palju just sellise pildiga. Siis me näeme, et ta just sama asja räägib seal. Nii, nüüd sõna metsaline. See on väga huvitav, et nüüd me loeme siin ühest 4 olendist. Ja see nüüd
enne kui me läheme üldse edasi, eks ole, kui sa vaatad või mõtled tagasi, mäletate need piiblitunde kõik, mis ma olen siin lugenud, on ju, teises peatükis Taani raamatus üks mees näeb unenäo ja selle mehe nimi on siis kuningas Nebukadnetsar. Ja see on õieti see koht, kus Daniel saab nagu tõuseb sellesse positsiooni selle tulemusel, et Jumal annab talle teada selle unenäo ja seletuse, eks ole. Ja see kuju, mida siis kuningas näeb unes, mäletas seda, eks ole, seda kuju. Selle slaidi, seal on nagu see kuju ka peal. Et seal kujus, ei, mitte see, kus on kuju. Ja. Nii, kuju oli tehtud õieti 3-4 materjalist, eks ole. Esimene materjal oli pea ja see oli tehtud kullast. Teine materjal, ja see tähendas Paabelit, eks ole, mäletate. Nüüd me kordame natukene asju, kordamine on ikkagi tarkus ema, on ju. Nüüd teine materjal, millest oli tehtud siis õlad ja ütleme kuni siia rinnani, eks ole, see oli hõbe. Ja see tähendas ühte impeeriumit. See tähendas Pärsia Meedia impeeriumit, eks ole. Ka nagu, sellel on 2 kätt, eks ole. See on nagu 2 kätt, see on nagu 2 impeeriumit, Pärsia Meedia, hõbe. 3. materjal, millest oli tehtud kõht ja reied, oli vask. Ja 4. materjal, millest oli tehtud siis sääred, oli raud. Ja varbad oli siis veel nagu eriline jutt, eks ole, see oli raua ja saviga segatud materjal. Nüüd väga huvitav mõte on siin see, eks ole, et kui inimene nägi unenägu, ehk siis Nebukadnetsar, siis see, kuidas tema nägi seda sama pilti, millest täna hakkame rääkima, ta nägi seda metallidena, mis on väärtuslikud ja mis hiilgavad. Kõik need materjalid võivad hiilata, olla kaunid, väärtuslikud, kallid. Nüüd see, kuidas Jumal näitas Danielile seda sama pilti, neid samu asju, eks ole, neid 4 impeeriumi, ta näitas neid koletistena, õgarditena, murdvatena, tapjatena, tõelised killerid, eks ole. Ja see on üks huvitav asi, kui sa hakkad mõtlema selle peale, et sageli, kui meie vaatame selle maailma peale, eks ole, paljude asjade peale, siis meile võib tunduda siin maailmas paljud asjad juba hästi kenad ja me ahetame ja ohetame, kui me näeme ühte suurt võimumeest või kuuleme kellegi vägevaid tegusid või kolmanda neid suuri asju või näeme suuri rahvamasse kuskil liikvel, oi, seal on, mõtle kui vägev ja mõtle kui suured rikkused seal on, eks ole, ja et kui inimesed nägid Paabeli linna näiteks, seda kullast pead siis, eks ole, seal tänapäeval üks maailma 7 imest on ju Paabelist, eks ole, olete kuulnud, jah? Paabeli linna ripuvad aiad. Eks ole, meie inimestena näeme nendes asjades selliseid atraktiivseid asju, meeldivaid asju. Nüüd, kui me vaatame, kuidas Jumal neid asju näeb sageli, siis Jumal näeb sügavamale. Ta näeb selle hiilguse ja kenaduse taga on tegelikult üks kurjus. Ta näeb, et selle kulla taga, milles see pea on tegelikult, Jumal näeb selle taga ühte lõvi, kes tegelikult murrab ja tapab, eks ole. Me näeme hõbedasi, käsivarsi, eks ole, imetleme, me loeme ajaloost, et mõtle, mida pärslased kõik saavutasid tol ajal, eks ole, Meedia Pärsia kuningriik on ju. Suure impeeriumi vallutasid endale ja valitsesid ja nii. Aga tegelikult, kui sa hakkad seda asja nagu lähemalt uurima, sa näed seda, kui mõrvarlik see oli. Kui paljud tuhanded inimesed, süütud inimesed kaotasid oma elu, eks ole. Jälle. Nii et sa näed, et nendes asjades on nagu 2 sellist poolt, 2 sellist vaatevinklit. Et kui Jumal seletab, eks ole, Danielile neid asju, siis me võiksime öelda, et Jumal ei ole nagu pessimist. Aga Jumal näeb asju nii, nagu need on. Et sageli ka, et ole ettevaatlik, et kui sa seda maailma nii palju imetled ja mõtled, kõik, mis siin ei ole, kui palju rikkust ja halleluja on ju. Kenad asjad küll, aga samas, kui sa mõtled selle peale, et kui palju kui sa vaatad mõnda rikastki inimest võib-olla, kes on võimu juures või tal on raha palju või tänapäeva inimesed kummardavad ja ahetavad ja oi, ma tahan ka selliseks saada ja teevad suuri, ma ei tea, inimesi oma iidoliteks. Aga tegelikult nad ei näe selle taha, kui palju see inimene, et seda saavutada oma elus on pidanud tegelikult tegema ülekohut. Kui palju on pidanud teisi inimesi hävitama, eks ole, maha materdama, tegema selliseid asju, mida me ei tea sageli, eks ole. Jumal räägib meile nendest asjadest, sõbrad, väga reaalselt. Nii et me võiksime öelda, et inimene näeb nagu riikides või impeeriumites või ajaloolistes asjades, eks ole, sellist hiilgust, aga Jumal näeb vägivaldset võimu.
Jumal näeb mõõka. Ta näeb seda, kui palju on ülekohut tehtud, eks ole. Ja Jumalal on väga kurb selle üle, mis kõik on tehtud, eks ole. Nüüd, kui me tuleme nende loomade või elukate juurde, siis eks ole. Nüüd esimene, loeme natuke siit 4. salmist edasi kõigepealt. Esimene nendest oli nagu lõvi, aga tal olid kotkatiivad ja minu nähes katkuti talt tiivat ja ta tõsteti maast ülesse ning pandi jalgadele püsti nagu inimene ja temale anti inimese süda. Et see on väga huvitav, et see kirjeldab nagu Paabelit. Räägib Paabelit. Nüüd, kui sa vaatad seda Ishtari väravat siin, eks ole, mis on tegelikult sealt Paabelist välja kaevatud, eks ole, ja see on praegu Londoni ajaloomuuseumis eksponaadina välja pandud, siis mis sümboleid sa seal näed? Need sümbolid, mis seal peal olid selle linna väravate, seda Paabeli väravat põhimõtteliselt, eks ole, linna minemise väravat, seal peal ümberringi on igal pool lõvid. Seal peal on igal pool lõvid. Väga huvitav, kas ei ole, eks ole? Lõvi, Ishtari väravad. Ja arheoloogilistel väljakaevamistel on kogu aeg Paabeliga seoses leitud lõvisid. Nüüd see on väga huvitav. Lõvi, kellel on tiivad. Nüüd mida see räägib meile? See räägib meile sellest, et kui lõvil oleksid tiivad, siis ta paneks edasi hästi kiiresti, on ju. Lõvi on muidugi üks kiire elukas, on ju. Aga kui tal oleks veel tiivad, siis ta jõuaks veel kiiremini edasi. Nüüd prohvet Jeremia 4.6 võid üles kirjutada, on ka üks kirjakoht, mis räägib meile tegelikult sellest, kuidas ka Jeremia prohvetlikult juba tegelikult rääkis Paabelist kui lõvist. 4.6. Tõstke lipp Sioni poole, põgenege, ärge peatuge, sest mina toon põhja poole õnnetuse ja suure hävingu. Lõvi tõuseb oma regastikust ja rahvaste hävitaja asub teele. Ta tuleb oma asupaigast tegema su maad tühjaks, su linnu elanike varemeteks. Eks ole, nii et see on lõvi, kellelt rebiti ära tema tiivad. Me loeme seda, kuidas Paabel, nagu ajaloost on teada, et Paabeli kuningriik laienes hästi kiiresti. Väga kiiresti levis, valutas ära kõik Araabia, Egiptuse, Etioopia, Süüria, Foiniikia ja kippus ka kreeklaste kallale, eks ole. Noh, jah, see on niisugused ajaloo sündmused, eks ole, mida võiks hästi palju siia juurde nagu tuua, aga me keskendume nagu rohkem ikka Jumala sõnale, kui ajaloole üritame seda teha. Et me näeme seda, et siin on ka üks selline huvitav nagu prohvetlik võrdpilt toodud sellest, kui ta võrreldakse lõviga, eks ole, et ütleb nii, ning pandi jalgadele püsti nagu inimene ja temale anti inimese süda. Nüüd, eks see räägib ju sellest loos, kui Nebukadnetsar läks hulluks. Ja ta heideti ära sinna, ta oli nagu loom, elaja seal metsas. Ja siis ütleb Piibel, et Jumal võttis ta sealt tagasi ja andis talle jälle nagu inimese südame. Et väga huvitav, siin nagu räägib väga sarnaste sümbolitega sellest sündmusest, mis tegelikult sel ajal veel nagu ei olnudki. Ja salm 5 ütleb nii, ja vaata, tema järele tõusis teine metsaline karu sarnane, aga see pandi püsti ühe külje peale ja tal oli 3 küljelut suu sammaste vahel ja temale üteldi, tõuse söö palju liha. Nüüd siin on üks karu, kellest meil on ka pilt olemas vist, ja see on väga huvitavalt räägitud nagu karu kuningriigist. Karu on võimas, ta on tugev, ta on metsik, eks ole, tal on 3 küljelet suu, ta sööb palju liha, eks ole, ja see on siis see samane võrdpilt sellest, see räägib sellest, et ta pandi nagu ühele küljele, eks ole, vaata kui huvitav on ju. Et tegelikult see kuningriik oli nagu selline ühepoolne, et üks pool oli nagu tugevam kui teine, et need meedlased ikka nii tugevad selles impeeriumis ei olnud, kuigi see oli Pärsia Meedia impeerium, eks ole, et ikkagi tugevam pool, see tugevam külg oli ikkagi selles kuningriigis oli karu. Oli Pärsia. Ja nii et see viitas nagu pärslaste valitsevale seisundile selles kaksik kuningriigis, siis eks ole, me võiksime öelda niisi. Tõuse ja söö palju liha, see on nagu sobivaks väljenduseks selle julmuste kohta, mida tegelikult pärslased ja meedlased korda saatsid. Nüüd selles kuningriigis
ma lugesin ajaloost nagu natukene see, kuidas nad valutasid ja mida nad tegid, et muuseas risti löömise leiutasid pärslased. See oli esimene koht, kus hakati inimesi lööma risti, eks ole. Roomlased siis tegid selle nagu veelgi populaarsemaks. Ja nemad tegid veel palju rohkem julmusi, kui lugeda nagu ajalugu, et kui nemad läksid valutasid ära näiteks ühe kuningriigi või piirkonna, eks ole, siis nad olid väga kõikuvad. Ühe koha peal nad andsid kõigile armu, on ju. Isegi need kuningad, kes seal valitsesid, andsid neile nagu, võtsid neil krooni peast ära, eks ole, ja võtsid võimu ära, aga siiski lasid neil elada. Aga kui nad läksid teise kohta, siis nad tegid selliseid julmusi, eks ole, et torkasid pimedaks torkamine on põhiasi, siis nad torkasid ka, kui te loete Iisraeli kuninga pimedaks, kui nad tõid ta sealt ära Jeruusalemmast. Ja siis sellised tavalised asjad nagu piitsutamine, jäsemete ära rebimine, nemad leiutasid ka sellise jube piinamisviisi, et teibasse ajamise, inimene aeti elusalt teibasse ja üks jubedamaid viise, mida nemad tegid, oli, nad nülgisid inimese ära, võtsid naha elusast peast inimesel pealt maha. See oli üks väga tavaline selline viis, kuidas käituti vallutatud kuningate ja kindralitega. Et see on see sümbol, julmus, vägivald, karu. Karu on üks julm loom, taltsutamatu loom. Nii et hästi hea sümbol selline, kuidas nagu Jumal seda tema kohta kasutab. Nii, salm 6. Ja pärast seda ma nägin ja vaata üks teine otse kui panter ja tal oli seljas 4 linnutiiba. Nüüd pane tähele, kui lõvil oli 2, siis sellel on 4. Topelt rohkem nüüd ühesõnaga. Sel metsalisel oli 4 pead ja temale anti valitsus. Ja pärast seda ma nägin öises nägemuses, nüüd ta räägib järgmisest, aga peatume siin korras. Nüüd panter, nüüd me teame kõik, kes oli järgmine impeerium. Teate, mäletate? Kes tuli pärast Pärsia Meedia impeeriumit? See oli üks maailma suurem impeerium. Selle impeeriumi nimi oli Kreeka. Nüüd Kreeka, kui jälle me siin oleme rääkinud Kreekast ja Aleksander Suurest, eks ole, tänapäeval imestavad sõjapidajad ja kindralid, kuidas see noor mees sellises vanuses suutis selliseid väehulkasid sellisel kiirusel vedada ühes kohast teise. Et kujutad ette, tal oli 100 000 tema armees. Nüüd, kui sa kujutad ette, et tänapäeval on lihtne, transpordil, lennukid, laevad, helikopterid käivad, suured transpordil, autode, karavanid. Et kujutad ette, kui palju juba selline seltskond näiteks sõi ühes päevas ära, eks ole. Et kujuta ette, eks ole. Kui sul on 100 000 sõdurit, nendel on oma teenijad, kindralitel on igasugused, seal võis olla 200-300 000 inimest, liigub mööda kõrbe kuskil seal, mööda tühermaad edasi, vallutavad, eks ole, jõuavad ühte riiki, on ju. Nüüd kujuta ette, et sa pead neid varustama kogu aeg, on ju. Sa pead neile toitu tooma, sa pead neile varustust tooma, sa pead nende viima, sa pead tooma lisasõjaväge, et see logistika, see oli meeletu tollel ajal. Tänapäeva sõjapidamises on just see logistiline pool väga oluline, eks ole, et sõjavägi võib küll suure hooga panna edasi oma püsside või ma ei tea, eks ole, edasi liikuda, aga see, et seda varustust neile järgi tuua, eks ole, et neid toita, et neil oleks ravimid ja kõiki, mida nad vajavad seal sõjatandril, eks ole, riietused ja mis iganes on ju. Et kujutad see ette, eks ole, kuidas see noor mees, kui sa uurid, kui kiiresti ta tuli sealt alla, ülevalt vallutas Egiptuse, siis ta pani edasi sinna ida poole, eks ole, läks nagu tuul üle kuni Indiani välja. Ja lõpuks ajaloos ütleb nii, et kui Aleksander Suur oli jõudnud sinna India rajale, oli seal vallutanud ühte teist sõdi nende sõjameestega ja tema kindralid ütlesid, et kuule, miks me läheme enam edasi, aitab küll, meil on varandust nii palju, et meie lapsed ja mitu sugupõlve pärast meid, me elame luksuslikku elu, et meil ei ole vaja enam sõdida, on ju. Aleksander Suur oli kõva sõjamees ja me näeme siit, kuidas Piibel räägib, kuidas Daniel räägib asjadest või Jumal talle näitas siis asjadest, mis hakkasid sündima alles paarisaja aasta pärast, 200 aasta pärast. Midagi veel ei olnud juhtunud. 200 aastat oli kuni selle 4-tiivulise panterini, kes pani nagu tuul üle, on ju, eks ole. Ja väga huvitav, vaata, mis siin veel ütleb. Tal oli 4 tiiba ja tal oli 4 pead. Ahaa, no mis panter see on, kellel on 4 pead? Seda küll seletada ei oska. Daniel ei osanud seda seletada, tema ei saanud aru mitte midagi sellest. Aga täna meie käes on ajalugu, me teame, mis juhtus. Kes teab, mis juhtus?
Kreeka impeeriumiga, kui Aleksander Suur siis andis oma kindralitele lõpuks järgi ja tuli Paabeli linna ja hakkas siis elama seda mõnusat elu ja nautima seda luksust, eks ole. Mis juhtus temaga? Ta suri noorelt ära, eks ole, ja oma surivoodil, kui ta oli suremas, siis tema kindralid tulid tema juurde, voodi ümber, ütlesid, ütle mulle, kes siis jääb nagu pärijaks, keda sina määrad, on ju? Seda suurt impeeriumi valitsema edasi, on ju? Ja ta oli seal suremas, kas ta oli siis juba omadega deliiriumis, ta oli malaarias, arvatakse. Ja kui ta seal surivoodil oli, siis ta ütles ühe sellise lause, mida nad tema kindralid ei mõistnud õieti, ta ütles, et tugevam las valitseb. Ja nad ei saanud aru, kes see on, mida Aleksander mõtles selle tugevama all. Ja muidugi juhtus see asi, et kui tema suri, siis tal oli poeg, aga poja nad kohe killisid ära, sest et tema oli kõige suurem oht, eks ole. Ja siis juhtus just täpselt see, mida piibel räägis meil 200 aastat ennem. Juhtus see asi, et tema impeerium jaotati 4. Ja tema 4 suurt kindralit, eks ole, jaotasid selle ära. Kassandros võttis valdusesse Kreeka, Makedoonia, Lysimanos, Traakia, eks ole, või siis selle Türgi osa seal. Need on niisugused tundmatud vennad, nemad elasid seal oma rahulikku elu, eks ole, seal nendest, küll ajalugu räägib, aga põhilised 2 venda oli Seleukos. Et tema siis võttis omale või sai valitseda, ütleme siis, osa Väike-Aasiast, Süüria ja Liibanoni ja võt selle osa. Nüüd tema oli selline väga oluline mees, kellel on väga palju pistmist Iisraeli rahvaga. Nüüd, kui te olete kunagi kuulnud sellisest mehest, või nagu sõdadest, nagu on Makabeoste sõdadest. Kui te loete piiblit, seda osa, mida piiblis mõned lisavad ka hulka, siis seal on selline raamat kui Makabeoste raamat. Ja siis ütleme, see Seleukos, tema järeltulijad, eks ole, oli see vist number 4, nemad olidki nii, et tuli 1 ja 2 ja 3 ja 4, eks ole, kõik tema pojad siis, kes seal järgmise võimu said. Tema hakkas Iisraelit nii kõvasti taga kiusama ja ta lõpuks tõi juutide templisse oma kuju laskis sinna üles panna ja siis käskis sea ohverda Jumala altari peal. Ja siis üks juudi preester, kelle nimi oli Makabi, tema sai nii vihaseks, püha viha täis ja tema alustas ülestõusu tema vastu. Ja see oli üks suurimaid õnnestumisi, sorry. See oli suuremaid õnnestumisi juutidel sõjas nagu selle ajaperioodi kohta. Makabeosed vallutasid selle ära, eks ole, 4. ja lõid nad välja. Neil oli päris pikalt Makabeosed, need olid kõvad vennad. Kui see vana suri ära, eks ole, siis tema pojad tõusid üles ja nad olid ikka kõvad sõjamehed. Nemad lõid puhtaks kreeklastest. Ja Seleukos muuseas, ütleme, kõik see periood, kus need 4 pead siis valitsesid, eks ole, ja siis viimane on Ptolemaios. Tema on ka tuntud vend, sest tema järeltulijad valitsesid Egiptust ikkagi väga pikalt, Ptolemaiosed. Ptolemaiose suguvõsa või klann või kuidas seda täpselt siis nimetati, eks ole, et see läks ikka väga kaugele välja. Et põhimõtteliselt kuni Osmaniteni välja veel olid need Ptolemaiosed, seal nimetati ikkagi ajaloost neid, kuigi nad siis enam reaalselt ei valitsenud. Aga sõbrad, see, kui me loeme nüüd neid 4 pead siin, eks ole, me näeme seda, kuidas Jumal nagu räägib ette asju, eks ole, kuidas see asi läheb täpselt, kuidas ta laguneb, eks ole, lüüakse 4 ja siis tal on 4 tiiba, kuidas ta kiiresti liigub, eks ole, nii edasi. Ja nüüd me jõuame selle 4. metsalise juurde. Ja kui piibel hakkab rääkima 4 metsalisest, Salm 7, siis see ütleb nii. Pärast seda ma nägin öises nägemusi, vaatas, seal oli 4. metsaline, kole ja kohutav ja väga tugev ja tal olid suured raudhambad ja ta sõi ja ta näris ning tallas ülejäägi jalgadega. Ja see oli erinev kõigist nendest metsalistest ja tal oli 10 sarve. Nüüd, see on üks väga huvitav lugu, see 4. metsaline. Nüüd, kõik ajaloolased, isegi juudi ajaloolased, eks ole, Toora uurijad on kõik ühel meelel, et see kõneleb Rooma impeeriumist. Ja see on samamoodi nagu nüüd, kui me seda kuju vaatasime jälle, kui sa saad seal tagasi panna. See kuju, raud, tema jalad on rauast. Nüüd raud on üks huvitav sümbol. Raud oli
Rooma sümbol, sest raud on tugev ja ta purustab. Ja nüüd, kui me vaatame neid jalgu, selle kuju peal, eks ole, see on üks huvitav sümbol, sest see räägib, need varbad on segatud raud ühes saviga. Pane tähele, varbaid on kui palju inimesel? 10. Nii, nüüd palju neid sarvi siin peas on? 10. Hämmastav asi. Jumala analoogia ja see Nebukadnetsari unene analoogia, need ühtuvad täiesti üks ühele. Täpselt üks ühele. Ja nüüd, kui me loeme seda, eks ole, kui sa tead midagi Rooma ajaloost, eks ole, siis ma ei tea, kas te teate, mis juhtus Rooma riigiga üldse. Rooma riik oli vanaja impeeriumites kõige pikemalt püsis. Kõige kauem kestis. Üle 600 aasta kuskil umbes. Väga pikalt kestsid. Ja see on huvitav, kui sa nagu uurid Rooma ajalugu, siis tegelikult ülejäänud impeeriumid kõik löödi puruks, tuli keegi, valutas ära, valutas, alistas, mis iganes. Aga kui sa uurid Rooma ajalugu, siis tegelikult iseenesest Roomas ei toimunud sellist asja, et tuli mingi riik ja valutas ära ja alistas. Et Roomas toimus rohkem selline, kuidas öelda, selline loomulik lagunemise protsess. Rooma riik kuidagi lagunes laiali pikka mööda. Ja loomulikult see oli tohutu korruptsioon, tohutu selline asi, mis igat riiki mõjutab meeletult, eks ole, ülekohus vägivald. Ja mis Rooma riigiga juhtus, ta vajus laiali. Ja hämmastav on see, et tegelikult selle Rooma riigi nagu alged või need lõpmed siis, või need jäägid mingil määral valitsesid maailma või teatud osasid, teatud riiki, eks ole, kuni tänapäevani. Hämmastav lugu. Seal on nagu sellised impeeriumi osasid, eks ole, mis nagu siiamaani on tegelikult tänapäevani kestnud, mis kunagi on nagu lähtunud Roomast, eks ole. Ja mis tänapäeval on nagu, võiks öelda, et see on osa nagu Roomast, eks ole. Ja nii edasi, eks ole. Ajalugu on muidugi huvitav asi, et seda võib ka igaüks oma metodsest vaadata, seda omamoodi tõlgendada, eks ole, aga meie tõlgendame ajalugu ikkagi selle valgel nagu ütleme ühe terviku valguses esiteks, et see on nagu oluline, et me ei võta lihtsalt ühte tükki ja siis ei tõlgenda seda kuidagi nagu selle hetke ajas, vaid kui sa vaatad nagu tervet pilti, siis sa näed just seda, eks ole, et see viimane metsaline, kui ta nägi seda, siis ta ei osanud öelda, milline see on täpselt, eks ole. Esimene oli konkreetselt lõvi, teine oli konkreetselt karu, kolmas oli panter ja neljandas, see oli jube. See oli selline metsaline, et see oli kohutav, see oli kõigest hullem, on ju. Kõige jubedam, kõige õgijam, kõige vägivaldsem, on ju. Loomulikult, Rooma riik oli selline, eks ole. Rooma riik oli kõige hullem tappija, alistaja, anastaja. See on kohutav, mis roomlaste kätel oli, kui palju verd oli sellel. Aga hämmastav on see, et kui me nagu loeme seda osa, siis me näeme seda, et see nägemus, mis Taanile anti sellest 4. metsalisest, ta räägib seda nagu kahes osas. Esiteks ta ütleb, ta on nagu selline metsaline, nagu konkreetne asi, eks ole. Ja siis ta hakkab rääkima, aga tal on 10 sarve. 10 sarve. Nüüd, kui me vaatame ajaloost tagasi Rooma riiki, siis jah, ma olen kuulnud ka igasugused erinevad selliseid tõlgendusi, et on jah, et Rooma riigil oli ka nagu mingil määral 10 sellist ala või piirkonda või valdkonda, aga tegelikult see ikkagi ei sobi selle kokku, sellepärast, et Rooma riik oli ikkagi, seal oli ikkagi üks valitseja ja valitseja oli keiser, eks ole, et seal see oli nagu üks võim oli, nii et seal ei olnud mingisugust demokraatiat, nagu meil Euroopa Liidus tahetaks teha, on ju. Et iseenesest me näeme, et see sarvede lugu nüüd, kui see tuleb esile, eks ole, nüüd hakkame vaatama, et sarvede asju natuke, nii, nüüd me loeme edaspidises peatükkides, kordab seda sama nägemus, neid samu põhimõtteid ka tegelikult Daniel jälle üle ja üle, need samu sündmused, mida me siit vaatame. Et Jumal nagu näitas Danielile kõigepealt sellise üldise nägemuse ja siis ta hakkas nagu näitama konkreetsemaid ja spetsiifilisemaid asju, eks ole. Nüüd kui me vaatame ilmutuse 17.11, siis me näeme seda, et see Rooma riik, millest me täna räägime, eks ole, tema see metsaline võib-olla iseenesest kui üks konkreetne olend, jah, lagunes laiani nii, aga kui me nüüd loeme, et see riik taastatakse,
See tuleb jälle ülesse. Nüüd Jumal näitas nagu selle sama nägemuse siis Johannesele Patmose saarel, kus ta kirjutas siis nii. Ja metsaline, kes oli, ja nüüd pane tähele, kui Johannesele Jumal näitas selle nägemuse, siis ta ei näidanud talle ka ei karu ega lõvi ega ma ei tea, mingit looma, vaid ta ütles jälle sama nagu väljenduse ja metsaline, kes oli ja keda ei ole enam, see on 8 ja 1 nendest 7 ja ta läheb hukatusse. Ja 10 sarve, mida sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud oma kuninga võimu, kuid nad saavad koos metsalisega meelevalla 1 tunniks, et valitseda. Ja nad annavad ja nad on üht ja sama meelt ning nad annavad oma meelevalla metsalise kätte. Väga huvitav, eks ole, 8 salm. Nüüd räägime 10 sarvest. Aga siin on veel üks väga huvitav lugu 8 salmis. Ja ma vaatasin sarvi ja vaata, veel üks pisuke sarv tõusis nende vahelt ja 3 endist sarvist kisti selle eest välja ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustas. Nüüd see on huvitav, 7. ja 8. salmi vahel on palju sajandeid. See on huvitav, et tegelikult, kui sa loed piiblit, meie loeme seda nagu järjest, aga tollel ajal, kui nemad kirjutasid piiblit, siis ei olnud olemas peatükke ega salme, eks ole, et meil oleks nagu loogiline 7, siis tuleb 8. Seal 2 vahel oli sajandeid maad. Kõigepealt oli 10 sarve ja siis ütleb nii ja siis tõusis üks pisukene nende vahelt ja lõi nad välja. Nüüd, see on väga huvitav. Kes see sarv siis on? See on väga huvitav, see on hea küsimus täna. See sarv ei ole osa 10 sarvest. Ehk me loeme sellest 10 sarvest, et see on nagu üks kuningriik ja me teame, mis see täna on, eks ole. Me näeme, et see on tegelikult üks riikide ühendus. Me näeme, et need sarved on kõik võrdsed. Me näeme seda täpselt, mis on toimumas. Me näeme, et see on ühe sellise riikide liidu tõus. Ma ei taha täna seda täiesti väita, et see Euroopa Liit on. Võib-olla Euroopa Liit lendab vastu taevast. Ma ei tea seda. Väga palju räägitakse sellest ja võib-olla tõuseb üks uus hoopiski. Aga igal juhul me näeme seda, et see on üks 10 valitsuse, kes on enam-vähem võrdsed ja millest see räägib? See räägib demokraatiast, kas ei ole? Kõik sarved on ühepikkused, kõik on võrdsed. 10 sarve. Ja nüüd, mis ta ütleb? Nende 10 sarve vahelt tõuseb üks, kes on eriline. Mida ta ütleb sellest ühest sarvest? See sarv hakkab peale üsna väiksena. Väikselt ta tõuseb ülesse, aga mis toimub? Ta tõuseb äkitselt ülesse. Ja ta ei ole osa nendest 10, ehk teiste sõnadega võiksime öelda, ta ei ole osa sellest riikide liidust, ta tuleb väljaspoolt täiesti sisse kuskil ja ta tuleb sellise hooga, ta tuleb sellise üllatuse momendiga, ta tuleb äkitselt ja tohutu võimuga, nii et 3 tükki lendab piuh minema kohe. See on kõva kiirus, kui üks sarv tuleb peast välja niisuguse hooga, et 3 tükki lendavad pilvasteks, on ju. Kuidas ette, on ju? Me täpselt ei oska täna veel öelda, kes on mis, on ju. Sellepärast, et sellel malelaual nii-öelda kõik asjad ei ole veel täpselt nii paigale läinud, et me võiksime nimetada nimesid nende asjade juurde. Aga me näeme seda pilti. Me näeme seda, et on tõusmas üks väike sarv ja nagu Johannes ütles oma kirjas, et antikristus on tulemas, aga palju väikseid antikristusi on tulemas. Ta ütles, et see ülekohtusaladus on juba mõjumas. Nüüd me natukene vaatame ka sellest väiksest sarvest tema iseloomust. Nüüd me näeme seda siin, mida ta ütles selle kohta. Tal oli silmad nagu inimesel ja siis veel üks väga oluline asi, mis tal oli. Tal oli suu. Ehk teiste sõnadega antikristust sa võid tunda ära, kui sa ütled, kuidas ma tunnen ära, kes antikristus saab olema, kui ta tõuseb. Üks asi, millest ta on tuntav, on see, tal on suu, mis suurustab. Inglise keeles on selline hea väljendus nagu big mouth. Ehk lobasuu. Lobasuu võib-olla ei ole täpselt eesti keeles, aga keegi, kes räägib suuri sõnu, eks ole. Ja tema suu on see, mis saavutab asju. Ta suudab rääkida asju. Nüüd, tuleta meelde, Johannes ütles, et palju väikseid antikristusi on tulnud. No, millise antikristuse me võime siia tuua näiteks? Hitleri. Kuidas Hitler saavutas võimu? Suure suuga, loomulikult. Kus ta alustas? Kuskilt Saksamaal on ju mingisuguse õllekojas hakkas pidama oma kõnesid ja sealt hakkas tõusma suure suuga. Ja kõik see, mida see mees saavutas, oli suuga.
Oled sa kunagi vaadanud tema kõnesid? YouTube'ist võid vaadata. Kui see mees kõneleb, sul ei ole muud vaja vaadata, sa mõtled, vau, vaat see on kõnemees, on ju. Sellel ei ole muud näha kui üks suu. Muud ei ole. Aga ometi ütleb Piibel, see vennikene on selle päris mehega võrreldes poisikene. See on väike antikristus. See on ainult ülekohtu saladus. Aga kui see ülekohus ise tuleb, nüüd kujuta ette, milline meeletu kuratlik võim võib sellel inimesel olla. Ma Hitleri kohta olen kuulnud selliseid jutte ja tunnistusi, mida inimesed, kes teda isiklikult kohtasid, rääkisid. Mäletan, ühed naisterahvad rääkisid seda, et ma ei tea, mis see oli, aga kui Hitler tuli ja kõneles, siis isegi siis, kui sa ei uskunud tema ideid või pidasid seda naeruväärseks või isegi kõike seda, mida ta nagu rääkis, eks ole, siis pärast seda, kui ta rääkis, see oli nii, et sinu üle tuli midagi, sa ei oskanud seletada, mis see oli. Midagi tuli ja sa tahtsid lihtsalt nagu anduda temale, tead, kas või tema jalgu suudelda. See oli nagu, selle asi lihtsalt tuli su üle. Me teame, see on üks vaimne asi. See on üks vaimne asi, mida kurat võib anda ka inimestele tegelikult. Ja kui me näeme seda väikest sarve, kes räägib antikristusest, eks ole, kui tema tuleb, Jeesus nimetas teda Mattuse 24. pealkirjas hävituse koletiseks. Kui ta tuleb, siis tema on hävituse koletis. Ta on antud üks selline tiitel, tal on palju tiitlid, aga me ei taha tänapäeval neid asju nagu täpselt välja tuua. Nüüd, nagu ma olen sulle rääkinud, ma olen lugenud ka nagu erinevaid Danieli raamatus seletusi ja teate, ka väga paljud kirikud seletavad seda erimoodi ja erinevad piibli uurijad ja nagu näevad omamoodi sellist aspekte ja ma olen lugenud ühte sellist adventistide sellist kirjutist. Adventistid on väga head piibli uurijad muuseas ja kui jätta välja nende hingamispäeva jutt ja õndsaks saamine sealiha mitte söömisest, siis neil on väga palju head muuseas ka. Ja loomulikult ka seda, et põrgut ei ole. Need on 3 suurt sellist nagu metsa poole teoloogiat nendel. Aga ma lugesin ühest nagu ka, kes kirjutas väga ja tema tõi nagu väga huvitavalt välja selle, et see antikristuse sümbol tegelikult, kes omal ajal, kes tõusis juba üles sajandeid tagasi, oli tegelikult katoliiklik kirik. Et sest väga paljud sellised sümbolid, mida siin Daniel nagu toob välja, vastasid just paavstile ja katolikule kirikule ja nende hirmutegudele, mida nemad tegid. Et tänapäeval imetletakse kõiki neid kenasid missasid ja kõiki, kui paavst tuleb sinna selle rõdu peale, siis kõik inimesed on sillas seal, aga ma just pühapeal seal koosleku järel vaatasin ühte saadet, kus rääkisid Ameerika FBI mehed, kuidas nemad ajasid taga neid 911 ehk siis nende kaksiktornide pommipanijaid ja seda jõuku, eks ole, islami terroriste, eks ole, ja ma ühtäkki mõtlesin ühte huvitavat mõtet, et see küsimus, kui sa küsid, nagu paned 2 asja nagu kaalude peale, on ju, kui palju Bin Laden siis tappis selle 911 ajal inimesi? 3000 kanti, eks ole, sinna tänna, pluss miinus. Ja see mees oli maailma esikterrorist, keda kõik ajasid taga, kelle pea eest oli nõus 2 miljonit, ma ei mäleta, võib-olla oli veel rohkem, aga isegi 5 oli. 5 miljonit panema välja, kes annab ta välja, eks ole. Nüüd kui ette, eks ole, Bin Laden. Ta oli tapnud, ütleme, 3, midagi oli ta seal veel teinud, võib-olla veel mõned sajad, eks ole. Ütleme, 4000 inimest. Nii. Aga mõtleme nüüd natuke ajaloo tagasi. Kui paavst Urbanus II andis 1990. aastatel käsu oma ristisõdijatele minna vallutama pühat maad, siis kas meie teame tänapäeval ajaloos, kui palju tapsid paavsti käsul, tapeti ära süütuid inimesi mõõgaga? Neid oli 100 000, keda lihtsalt notiti maha, sest nad, kuidas öelda, ei olnud ja tõsistes jutumärkides kristlased. Lihtsalt löödi mäha, kuna sa oled araablane või sa oled juut või mis iganes. Siin löödi maha lihtsalt, tapeti maha. Ma siin pühapeal tõin selle näite, et kui nad siis 99. aastal vallusid ära Jeruusalemma linna, eks ole, siis öelda need pühad mehed siis, eks ole, ühe püha ürituse nimel paavsti käsul, siis seal linnas oli niivõrd palju laipasid suurte tapatalgute järel, et see linn haises pool aastat laiba järgi. Kas sa kujud ette, on ju? Need olid meeletud tapatalgud. Ja tänapäeval me oleme, ma nüüd natuke mõtiskelen lihtsalt, et kui sa paned teise kaalu peale, eks ole, mida on tehtud usu nimel, Kristuse sildi all, eks ole, ei ole islami terroristid.
On tehtud ristimärgi all, eks ole. Nad õmblesid omale siia punase risti kõhu peale. Me oleme Kristuse nimel midagi tegemas. Et tema pea peale ei pandud välja 5 miljonit, eks ole. Teda kummardati veel, eks ole. Imetleti, austati, terve maailm kummardas tema ees, eks ole. Edaspidi, kui sa vaatad sajandite jooksul, kui palju hirmutegusid on see kirik teinud, eks ole, tegelikult. Kristuse, kui sa vaatad seda 1500. aastal, eks ole, kuidas nad tapsid, eks ole, hugenotte, eks ole, näiteks Prantsusmaal, eks ole, jälle teine ajaloo sündmus, eks ole. Jällegi selle nimel, et te lihtsalt ei ole katoliiklased, on ju. Mõtled, nad on usklikud Kristusesse, Jeesusesse, on ju. Aga usuvad natuke teistmoodi, on ju. Protestantlikul viisil, on ju. Sa oled ketser ja sind tuleb maha tappa ja nad tapsid 10 000 inimesi maha. Keegi pannud selle mehe pea peale välja miljoneid. Keegi ei jahtinud teda. Sellepärast ta tegi seda õiguse nimel, eks ole. Ja adventistide nagu teoloogid paljud on nagu toonud välja, et tegelikult see on see metsaline tegelikult. See antikristuse vaim, mis tegelikult, me teame, et see kindlasti see päris antikristus ei olnud, kellest nagu räägib Johannese piibel ja see samane koht ka sellest väiksest sarvest, aga see oli üks selline, nagu ma rääkisin, mäletad esimeses korras juba Danieli selles seerias, et piibel räägib nagu sellisest, see tõde liigub nagu spiraalina. Ja see spiraal, kui sa võtad ühe sellise näiteks vedru, siis see jälle jõuab jälle selle samasse kohta. Jälle jõuab samasse kohta, teed tiiru ära, jõuab jälle samasse kohta. Aga ta liigub mitte nagu ringikujuliselt, aga ta liigub nagu spiraalina, et ta järjest nagu sündmused muutuvad, ajad muutuvad, aga see spiraal liigub edasi. Tuleb selliseid samaseid kujusi, kes on jälle nagu antikristuse sümbol, eks ole, Hitler, paavst, kindlasti täielik antikristlik sümbol, eks ole. Jällegi, kui ma ei tea, mõned katoliiklased, kui nad seda peaksid vaatama, siis nad kulutavad mind ketsariks, kiriku vande alla, kindlasti. Et ma sellist asja õpetan, aga sõbrad, need asjad on ajaloos leidnud aset, me ei saa olla vait, eks ole. Tehku seda siis paavst või kes iganes, eks ole. Olgu see protestantlik või kes iganes tegelane, mina ei häbene sellisest kõneleda, sest see on ajalooline kuritegu. See on... Aga milles see kogenud süüdistati? Sellepärast, et nad olid protestandid. See oligi nende süü. Nad olid lihtsalt protestandid olid. Ja nendel oli nagu mõni õpetus oli veitsa teistmoodi. Ja, et nendel oli, nad uskusid küll samamoodi Kristusesse ja nii, eks ole, ja sellesse, aga nendel oli lihtsalt, see oligi nende, ütleme, laias laastus öelda, nemad olid siis protestandid, ehk siis nagu luterlaste, ehk siis tänapäeval nagu 2 kirikut oma vahel annavad, eks ole, aga annavad ikka tõsiselt, nii et laibamäed on järele, eks ole, ja kui te olete kuulnud sellisest sündmusest, mis leidis aset 1500 Pariisis, mille nimi oli Pärtli öö, ajaloost kindlasti, see nimi on meeles, ja, et sellel ööl tapeti üle 10 000 paavsti käsul jällegi, eks ole, nii et see on antikristlik, sõbrad, see ei ole naljaasi, on ju. See on metsalise teod. Need ei ole, ja ma usun, et ühel päeval nad peavad ka nagu vastust andma need hästi üle. Sest minu teada katolik kirik ei ole nende hirmutegude üle nagu palunud vabandust ega andest. Vähemalt minu kõrvu seda ei ole kuulnud, ei ole kostud. Nii, aga nüüd on huvitav. Kui me vaatame nüüd edasi, me näeme seda sama sündmust maa peal, aga nüüd siirdub kaamera taevasse. Ja hakkab räägima salm 9. Ja kui ma seda vaatasin, asetati aujärid ja elatanu võttis istet ja tema kuub oli valge nagu lumi, tema juuksed oli puhas nagu vill, tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaks põlev tuli. Tulejõgi voolas väljus temast, 1000 korda 1000 teenisid teda ja 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Nüüd me näeme pilti taevas. Me näeme seda, et see, mis toimub maa peal, et meil on vahest selline tunne, et nagu taevas ja maa, 2 eri kohta on ju. See, mis maa peal toimub, ei nemad seal üleval tea midagi sellest, mis toimub. Ära muretse, Jumal teab neid asju täpselt, mis maa peal toimub. Jumal teab meie häid tegusi, mis maa peal toimub. Jumal teab riikide, inimeste, ühingute, organisatsioonide häid tegusi, aga Jumal teab ka need hirmutegusid. Ja piibel ütleb, nüüd sai mõõt täis. Jumal istus maha, kohus istus maha, raamatud avati, dokumendid tehti lahti, hakati vaatama, mis nüüd toimub maa peal. Vau. See on hea lohutav asi, eks ole. Et Jumal ei luba asjadel juhtuda kauem, kui selle asja mõõt on saanud täis. Me loeme piiblist väga sageli seda mõtet,
et kui see mõõt sai täis, kui aeg sai täis, kui piir sai täis, ilmustusraamatus me loeme seda, kui karikas sai täis, kui need kausid, kuhu pühade palved üles tõusid taevasse, kui need sai täis, siis need kallati maa peale. Me näeme piiblis nagu selliseid mõõdu täis saamise asju. Et sageli me inimestele mõtleme, et miks pärast on nii palju halba, on ju. Aga me näeme, et ühel hetkel see halb isegi siin maa peal, selle tuleb piir, see lõpetatakse ära, eks ole. Aga jällegi, ja loeme Jumalast ühte asja, et Jumal on armuline, pika meelega alastaja Jumal. Ta isegi annab sellele kurjale võimaluse meelt parandada. Aga kui tema kurjuse karikas saab täis, siis on lõpp. Ja see lõpp tuleb äkki. Äkki, lõpp, kõik, enam ei ole. Wow. Taevas me näeme sellist pilti. Kohus võttis istet. Taevast on kontrollitud maapealne poliitiline olukord. Wow. Nüüd kaamera tuleb jälle alla maa peale. Me näeme nagu sellist, salm 11, nagu kahte sellist pilti. Ma vaatasin siis nende suurte sõnade kõla pärast, mis sarv rääkis. Kui ma vaatasin, siis tapeti metsaline, tema keha hävitati ning heideti tulle põlema. Ja teistelt metsalistelt võeti valitsus ära ning määrati kindlaks nende eluaeg, aeg ja kestus. Wow. Me näeme nüüd seda, siin on huvitav võrdpilt, eks, kui ta räägib sellest taevast, siis siin ütleb 10 000 korda 10 000. Nüüd, kas sa tead seda, et 10 000 oli tollel ajal kõige suurem arv, mida nad teadsid? Tollel ajal ei kasutatud miljonid, biljonid, nagu meie teame, on ju. Ja kui Daniel nägi ühte pilti taevast, siis ta nägi tohutuid masse, ilmselt miljoneid. Kui tänapäeval inimene näeks, ütleks, wow, seal olid miljonid. Aga tema ütles 10 000 korda 10 000. No see teebki umbes sama. Eks ole, suurim arv, mida tol ajal maa peal kasutati, eks ole. Nüüd piibel ütleb, et talt võeti võim ja ta heideti tulejärve. Sõbrad, kui Jumal mõistab kohut kurjuse üle ja kurjade üle, siis see toimub äkki. See toimub äkitselt. Nad ei saa silmaga pilgutada. Kui nende kurjuse mõõt saab täis, siis nende teod lõpevad, nende võimalused lõpevad, nende meeleparandus lõpeb. Wow. Nüüd, see on huvitav, see viimane salm on huvitav, see 12. Teistelt metsalisest võeti ka ära valitsus. Küsime, et kes teised metsalised on? Nüüd tollel ajal, need metsalised on ära läinud juba. Aga me näeme seda, et tegelikult iga maa peal, iga riik, kes valitseb üle kohtuga, kurjusega, vägivallaga, ebamoraaliga, on tegelikult üks selline metsalise kuju mingil määral, mingisugune vorm. Ja nüüd me loeme seda, et kui Kristus tuleb siia maa peale rajama seda valitsust, nüüd kui me loeme sellest Danieli või Nebukadnessari nägemusest, siis me näeme, kuidas see kivi tuli inimkäte abita ja kui ta tuli vastu neid jalgu, mis olid siis segatud savi ja sellega, või me võiksime öelda 10 sarve, need endasid kõik laiali ja piibel ütleb, et neilt võeti ära, vaata kui huvitav, neid ei heidetud tulejärve. Ehk siis inimesed ja valitsused, poliitilised süsteemid, kes tol ajal eksisteerivad, kui Kristus tuleb, eks ole, piibel ütleb, et neilt võeti ära valitsus ja määrati kindlaks nende eluaeg, aeg ja kestus. Ühesõnaga, teiste sõnadega nende pandi konkreetsed piirid ja see on tegelikult, mida see tänapäeva maailm vajaks. Aga kuna ei ole olemas siin maailmas sellist võimu või valitsus, mis võiks panna piiris sellised asjadele, ennem kui tuleb üks tõeline valitseja ja see on Kristus Jeesus. Ja kui tema tuleb, siis temal on meelevald ja võime panna piirid ka kurjuse valitsustele, eks ole. Ta võib panna ka kõikidele kurjuse valitsused, kes tol ajal maa peal eksisteerib, eks ole, ta teeb nii, et ta määrab kindlaks nende eluae, nende kestvuse, annab neile piirid, rajad, kus nad võivad tegutseda, kus ei või, eks ole, ja kui keegi hakkab mingit jama tegema, ta saab selle piiri panna. Tänapäeval on kõige suurem probleem, et sa ei saa kurjusele piiri panna, eks ole. Me teame, mis praegu toimub Süürias, on ju. Ma just siia tulles lugesin, et 10 000 inimesed on jäänud Alepposse lõksu. Nad ei saa välja sealt, sest et tänaval käib kõva andmine, eks ole, sinna tänna tulistatakse, relvastatud jõugud on tänaval, inimesed ei saa välja minna, eks ole, mitte midagi, mitte keegi, mitte midagi maa peale teha. Ei ÜRO, ei Ameerika, ei NATO, mitte keegi ei saa mitte midagi teha. Süütud inimesed on seal lõksus, nad võivad iga hetk saada surma ja mitte keegi neid aidata ei saa. Sõbrad, me loeme täna ühest paremast ajast. Me loeme, et kui tuleb Jeesus maa peal valitsema,
siis tema paneb piirid asjadele. Ei ole enam sellist asja, et mingisugune härra arvab, et tema on maailma naba ja ta võib seal kedagi tulista või tappa või valitseda või nagu tema tahab, eks ole. Ei saa olema nii. See on hea aeg. See on aeg, mida tegelikult terve maailm ootab, nagu Piibel ütleb, et kogu loodu hägab, oodates seda aega, kui me saame välja sellest lollusest siit maa pealt, sellest kurjusest, sellest vägivallast ja nahaalsusest, eks ole. Salm 13. Ja ma nägin öises nägemuses ja vaata, taevapilvidega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane, ta saabus elatanu juurde ja viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ja kuningriik ja kõik rahvad ja suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Vau! Tänu Jumalale, see on üks lõplik valitsus. Ta ütleb, et tema kuningriik ei hukku. Kuigi me näeme ka seda, kui sa loed Ilmutuse raamatut nüüd, et keegi ikka arvab, et võiks proovida nagu kätt selle valitsuse peale ka. Ja Piibel ütleb, et saatan lastakse siis lahti ja tema hakkab seal eksitama jälle rahvaid, et saada neid ikkagi Kristuse valitsuse vastu ka on ju. Aga see sõda on lootusetu üritus igivaenlasele ja see on tema viimane. Aga see on nagu ajast väga etteruttav. Salm 15 ütleb nii. Minu Danieli vaim oli seetõttu murelik ja nägemused mu peas kohutasid mind. Ma liginesin ühele seal seisjatest ja ma palusin tema selgitust kõigi nende asjade kohta ja ta vastas mulle ning tegi nende asjade tähenduse mulle teadaks. Mulle meeldib üks asi Danielist. Daniel ei olnud süke vend, et istus seal tagapingis kuskil ja tead, ma ei saa midagi aru, aga no mis iganes, kui ma ei saa, siis ma ei saa ja ei saa millestki aru, no kahju küll ei saa, on ju. Ei, Daniel oli süke vend, et kuule, ma ei saa aru. Ta läks, võttis ühele vennal seal 6 põlistuskirja, kuule, seleta mulle, räägi, mida see tähendab, on ju. Nüüd sellest me näeme, miks Jumal temale neid asju seletas. Ta tahtis teada. Kas sina tahad ka teada asju? Kui sulle jääb midagi aru saamatuks nagu Jumalast ja Jumalastest, kas sa ütled, Jumal, ma tahan teada neid asju? Või sa ütled, no jah, siis see on Jumala teed on äraarvamatud. Ma vaatasin Facebookis, pani keegi ühe naljaka pildi ülesse. Üks nunn või kes ta oli seal, ma ei tea, mingisugune selline huvitav religioosne kuju suri ära ja sattus põrgusse, on ju. Ja siis küsib selle teemonite käest, et miks ma siin olen, on ju. Ja siis see küsib, et ütleb talle nii, et kas sa mäletad seda lauset, mida sa maa peal kogu aeg ütlesid? Siis ta mõtleb, et kas see lause, et Jumala teed on ära arvamatud? Ja vaata, vahest see nii ongi, eks ole, et Jumala teed on ära arvamatud siis meile, kui me oleme siuksed mökud, on ju. Aga kui me ütleme nagu Danieli kombel, tead, ma tahan teada, on ju. Ma tahan teada, kuidas see asi päriselt on. Siis Jumal näitab ka need asju, on ju. Ja tänu Jumalale, et siin oli mees, kes tahtis teada, sest et tema pärast me saame teada. Nüüd vaatame, mis me saime teada siis. Nende seletus mulle selle tähendus, saime 17. Need suured metsalised, keda on neli kuningad, kes tõusevad maa peal, aga kõige kõrgema pühad saavad kuningriigi. Pane tähele, kõige kõrgema pühad. On siin kõige kõrgema pühased täna? Meie saame kuningriigi. Meie ei saa Eesti Vabariigi, saad Jumala kuningriigi. Me saame osa sellest valitsusest. Ja see jääb neile igavesti, igavesest ajast igavesti. Vau! Tänu Jumalale. Salm 19. Ja siis ma tahtsin seletust. Pane tähele. Daniel ei olnud ikka rahul veel. Aga see sarv, ütle mulle, mis see sarv räägib. Siis ma tahtsin seletust 4. metsalise kohta, kes oli teistsugune kui kõik muud, kes oli väga kohutav, kellel olid raudhambad ja vaskküüned, kes sõi närised allas ülejäägi jalgadega ja 10 sarve kohta ta pias ja selle teise kohta, mis tõusis, mille eest 3 maha langes selle sarve kohta, millel olid silmad ja suurustav suu, mis näis olevat suurem kui teised. Ja kui ma vaatasin, siis seesama sarv sõdis pühadega. Nüüd pane tähele, tänu sellele, et Daniel ei jäänud lihtsalt sinna niisi pöidlad keerutama, vaid ta nagu tahtis teada, see nägemus jätkus. Sõbrad, Jumal lisab meie ellu asju juurde, kui me tahame teada. Kui sa mõtled, et miks Jumal, mina kunagi midagi ei saa teada ega nägemustega, ilmutustega, siis vaata, kui palju sa tahad teada. Vaata, kui palju sinu tahtmine, kus sinu tahtmise tase on. Eks ole, kui palju sa tahad, on ju, kui palju sa huvitavad need asjad, on ju. Nägemus jätkus. Ja Jumal lisab nendele inimestele, kes on näljased nende asjade järgi, teadmiste järgi ja tahavad teada.
kui ma vaatasin, siis seesama sarv sõdis pühadega ja võitis nad, kuni elatanu tuli ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte ja ta jõudis aeg, millal pühad said kuningriigi endale, eks ole. Nüüd ta nagu näitas veel lisa sellest nägemusest siin juures. Ja ta ütles nõnda, 4. metsaline on 4. kuningriik maa peal. Kõigist kuningriikidest erinev. Nüüd see ongi selle vana Rooma impeeriumi erinevus, et tema ei lagunenud laiali selles mõttes, et või nagu ei valutatud ära, ta lihtsalt lagunes, ta lihtsalt nagu, ja tema jäägid jäid kuni tänapäevani nagu maa peal alles. Isegi selline linn on olemas kui Rooma. Wow. Ja mis seal Rooma linna keskel on, kas keegi teab midagi? Kes teab, mis Rooma linna keskel on? Üks väga hämmastav asi on Rooma linna keskel. Ei ole, seal Rooma linna keskel on üks riik. Vatikan. Vaat nii. Ja mis see Vatikan on? See on katoliku kiriku süda. Sõbrad, ma usun, et need asjad ei ole kogemata läinud nii. Need asjad ei ole kogemata juhtunud nii. See süda Rooma linnas, selles Rooma riigi väikses jäägis on katolik kirik. See on seal keskel, eks ole. Wow. Nüüd ma ei taha seda rohkem jätkata. Ma olen kiriku vandal nagunii. Aga ja need 10 sarve, kellest kuningriigist tõuseb 10 kuningat ja veel tõuseb 1 pärast neid, aga see on teistsugune eelmised, ja ta alandab 3 kuningat. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seaduse, ja ta antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Pane tähele, et siin on üks piiratus, konkreetne arv ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Nüüd siin ei ütle konkreetset arvu, aga me teame, et see on 3,5 aastat. 3,5 aastat saab olema siin maa peal veel sellist aega, seda me nüüd vaatame nüüd järgmises peatükis Danieli raamatus, ilmutusraamatus ka, on sellist aega maa peal, mille kohta ütles Jeesus isiklikult nii, et see on nii jube aeg, et kui seda ei lühendataks, siis mitte ükski ei pääseks. Nüüd kui sa arvad, et see, mis täna toimub kuskil Süürias või kuskil on jube, siis see aeg on jube ruudus. See on väga jube. Väga raske aeg on see. Ja Piibel ütleb niisi, eks ole, et tema metsaline antikristus, eks ole, see, kes tõuseb see väike sarv, eks ole, kes saab siis valitsema ja kes saab valitsuse ja võimu, kes sõdib pühadega, kellel isegi on, nüüd see sõna pühad jälle on niisugune väga triki küsimus, selline nagu, see iseenesest räägib ühest küljest pühadest, kes olid tolle aja pühad. Tolle aja pühad oli Jumala valitud rahvas Iisrael. Ja kui Jumal kõneles Danielile seda, siis Daniel teadis, kellest Jumal räägib, eks ole. Aga tänapäeva pühad on laienenud mõiste, see on Jumala Iisrael ehk Abrahami sugu, kes on uskunud temasse. Nii, ehk siis ma usun, et see tähendab mõlemad. Aga Piibel ütleb just eriti, et kui sa loed nagu antikristusest ja tema tegevusest ja tema nii-öelda liikumisest, Thessaloniki kirjas ütleb, et tema istub maha Jeruusalemmas templisse ja ütleb, et mina olen Jumal. Nüüd see tähendab 2 asja. Üks asi, mida me veel ei ole tulevikus näinud, mis peab saama sündima, on see, et Jeruusalemmas saab olema 3. tempel. See on suur sündmus, see on tänapäeval võimatu sündmus. Mina kogu aeg mõtlen, kuidas Jumal seda teeb, see on põnev, tead. Kuidas see võimalik on, sest et juudid ei ehita mitte kusagile mujale templit kui templimäele. Ja sa tead, mis seal on seismas 2 araablaste kõige pühamat mošeed. Neid sealt ära ei saa. Neid ära ei saa. Kuidas need sealt ära lähevad? See on tänapäeva ajaloo tuleviku üks põnevaimaid küsimusi. Jälgige neid, jälgige seda asja. Kuidas Jumal seda teeb? See on kihvt. Aga see on teine teema. Nüüd siin ütleb, et ta piinab kõige kõigema pühi. Et antikristusest räägib ilmutusraamat nii, et 3 aastat tema annab neile vabaduse, teeb nendega lepingu ja keset 3,5 aastat ta murrab selle. Tema valitsus on kokku 7 aastat. 3,5 aastat ta on kena sõber neile ja 3,5 aasta järel ta murrab seda, ta hakkab neid piinama, neid vaenama, neid taga kiusama ja samamoodi kindlasti kõiki kristlasi üle maailma. Ehk siis ühte katlasse lähevad nii juudid kui kristlased. Siin ei ole üldse küsimus. Ja siin ütleb, et ta tahab muuta aegu, seadust, eks ole, ja see antakse tema kätte. Nüüd tänapäeval me näeme seda, nagu ma ütlesin ka, et see antikristlik vaimsus on mõjumas täna maa peal juba. Me näeme seda, kuidas tänapäeval hakatakse keelama asju, mis on seoses kristlusega.
eks ole, ehk siis kui sa vaatad näiteks Ameerikasse, eks ole, siis vanasti sooviti jõuluajal üksteisele häid jõulupühi, Merry Christmas, eks ole, siis tänapäeval ei tohi nii öelda. Peab ütlema häid happy holiday, jah, öeldakse tänapäeval. Kui president pöördub rahva poole, tänapäeval siis kuulake, mis sõnad ta kasutab. Happy holiday, ei ole Merry Christmas, eks ole, nii et miks? See on liiga kristlik. See, mida ma pühapäeval teile rääkisin, eks ole. Me näeme seda, kuidas praegu me elame ühes ajas, kus tegelikult paljudeski kõik need nii-öelda see usundite ja väärusundite see seltskond on nagu ühes potis, eks ole, üritatakse panna, nagu see meie olümpiamängudelgi nüüd, eks ole, et on seal vaimulikud ja kõik on nad võrdsed ja bla. Aga pane tähele, see suund on sinna poole, et kui muhameedlane ajab oma tagumikku püsti kesklinnal ja laotab oma vaiba ja hakkab palvetama, siis keegi ei tee sellest numbrit. Aga kui sina oled kristlane, mine tänavale ja hakka kuulutama evangeeliumi või midagi Kristusest rääkima. Vaata, mismoodi siis suhtutakse meedias või ajalehes või üldsuses. Me näeme, et see vaimsus on täna mõjumas juba. Ja Piibel ütleb, et see mees, kes tuleb, ta keelab igasuguse seose kristlusega, eks ole, Piibliga ja Piibel ütleb, ta muudab seadust. Ka see, et tänapäeval see seadus, mille järgi elab kristlik maailm, on rajatud 10 käsule. Ameerikas oli veel aastakümned tagasi kohtumajades, igas kohtumajas oli raami sisse pandud 10 käsku. Tänapäevaks on need võetud maha. Koolides oli igas söögisaalis, oli Ameerika Ühendriikides 10 käsku. Tänapäevaks on need kõik võetud maha. Mida me näeme? See ülekohtu saladus on juba mõjumas, aga see ei ole kätte jõudnud. Me elame selle ajastu üsna lõpu osas, sõbrad. Tänapäeval me näeme seda, kuidas see võim on tulemas samm-sammult sisse, aga see, mis ta saab olema, kui see täisasi tuleb, eks ole, see saab olema palju jubedam. Nüüd loeme viimased salmid ka. Salm 26. Siis kohus võtab istet ja temalt võetakse ära valitsus, hävitatakse ning hukatakse lõplikult ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide ja üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. Salm 28. Siin lõpeb jutustus, mind Taanili kohutasid, mu mõtted väga ja mu näoilme kahvatas, aga selle asja ma pidasin meeles. Tänu Jumalale, et Taaniel pidas seda meeles, mul on hea meel selle üle. Nii et selline lugu oli nendest 4 metsalisest ja tuleviku siis piiblitundides me kordame, me lähme neist asjast veel läbi teise nurga alt, eks ole. Minu arust see on üks väga põnev osa piiblist. Mitte ainult Taanieli raamatus, aga terves piiblis. Sest prohvetlus ei ole mitte midagi muud kui ajalugu kirjutatud ette. Aamen.